Tere hommikust. Pole ammu teinud midagi siia lehe peale. Aga vaikselt alustame jälle peale. Hakkasin ma juba tükk aega tagasi mõtlema siukse huvitava asja peale nagu depressioon. Maailm on täis depressiooni. Ma hakkasin muidu siia midagi kirjutama ka juba, aga ma ei viitsi nii palju kirjutada, tuleb välja. Ühesõnaga ma nüüd teen video hoopis. Esimene jupikene, mis ma siis kirja panin, on maailm on täis depressiooni. Ja aina hullemaks see nüanss muutub. Ja asi on selles, et inimene saab targemaks ja märkab murekohti aina rohkem ja rohkem ja igasugustest vaimsetest ja psühholoogilistest probleemidest räägitakse aina rohkem ja rohkem. Kõik see on väga vahva ja edasiviiv. Loomulikult on ju. Eriti hull on ju see, mis toimub noortega. Milline koormus neil peal on ja kui raske neil on olla ja nii edasi ja nii edasi ja nii edasi. Eile siis üks noor ütles mulle midagi stiilis, et kui raske see elu ikka on. Ja kui igav. See pole esimene kord, kui mõni noor tuleb ja ütleb mulle midagi taolist. Ausõna, ma vahel ei tea, kas hakata nutma või lihtsalt naerda. Esimese reaktsioonina tavaliselt muidugi alati ma hakkan naerma, nagu päriselt. Aga tegelikult on see väga kurb. See on ääretult kurb. 16-aastane laps. Sorry, on ju? Aga no sa ei ole veel rohkem kui laps. Päriselt ei ole. Ja kui ta juba tuleb ja ütleb, et see 16-aastane, et elu on nii raske. Nagu Isver Kullakene päriselt või? Sa pole veel elama hakanudki, on ju? 16 aastat, sa pole elama hakanudki veel. Ja sa tuled juba ütled, et elu on raske või? Proovi 40 aastat hakkama saada. Ja siis tule istume maha ja räägime, kui raske see elu tegelikult on. Eks ju? Ma ei jõua ausalt ära imestada, kuidas see niimoodi olla saab. Kuidas on see elukene siis niimoodi läinud, et üks 16-aastane laps ja tegelikult tulevad isegi veel nooremad ja ohkavad südamest, et elu on nii raske. Müstika. See on müstika, see on kurb. See on tegelikult täiesti vastuvõetamatu. Päriselt. Ma olen varsti 40. On jah elu raske. Peabki olema raske. Mis see point muidu siin on? Ei peagi olema lilled ja vikerkaared. Ei peagi olema mingisugused pudrumäed ja ma ei tea mida kõike. Iganes siin veel ette võib kujutada, mis võiks olla. Ei peagi olema. Kui me ei tee vigu, siis me ei õpi. Kui sul on liiga lihtne, sa ei õpi. Mul on häälega mingisugused teemad. Ilmselt väga palju välja ütlemata asju. Väga palju. Okei, jõuame sinna ka kunagi. Üldiselt ma olen jõudnud enda peas vähemalt sellisele arusaamale, et see depressioon on pigem üks mugavustsoon, kuhu peitu pugeda. Ja see hakkabki peale juba noortel. Minu enda laps
ma võin olla ükskõik mis, on ju, aga siinkohal kehtib jälle see, et kingsepp ise käib paljajalu. sa võid olla nii psühholoog kui tahes, aga oma pereliikmetega on väga raske hakkama saada. lihtsalt nii on. ja see on ka okei. olles liiga emotsionaalselt seotud, vaata, kõikidega, nende lähikondsetega, sa ei näegi ratsionaalselt neid, sa ei saagi neid aidata. vähemalt mitte niimoodi nagu üks kõrvalseisev isik, ehk siis kõrvalseisev terapeut, kes ei ole sinuga nagu seotud, seda teha saab. aga ühesõnaga, tuleb tema koolist ja hops oma tuppa, uks kinni. ma olen väsinud. ma ei taha rääkida, ma ei jaksa rääkida, ma olen nii väsinud. ma tahan üksi olla, ma tahan ainult üksi olla. ma olen nii väsinud. küsin, et kuidas sul koolis läks? ma pärast räägin. arvage, kas see pärast tuleb või? ei tule. päriselt ei tule. kõige ägedam selle asja juures on veel see, et ma tahan kangesti üksi olla. ma räägin seda kõikide kohta, kusjuures ma olen ülipalju seda tähele pannud. ma tahan üksi olla. ja see üksi olemine seisneb siis selles, et too uks kinni. TikTokid, Youtube'id, sõbrannadega chatid, jube üksi olemine. ma tahan ainult vaikust ja rahu. ja siis käib TikTokis ja Youtube'is mingisugune ma ei tea, mis kuradi jama nad seal kokku keeravad, noh. Miks sellised, miks? ma ei peagi aru saama. tegelikult sa ei taha üksi olla. tegelikult sa ju tahad tähelepanu. Depressioonist kui sellisest on saanud mugavustsoon. väga tore, et seda märgatakse, väga tore, et seda ravitakse, väga tore, et sellega tegeletakse, väga, kõik see on nagu, aitab kaasa ja noh, nii edasi, on ju. aga tegelikult sellest on saanud enamuses, nagu nendest nii-öelda depressiivsetest, on ju. enamuse nende jaoks on sellest saanud lihtsalt mugavustsoon. võimalus põgeneda. võimalus põgeneda ära kõige eest, millega tegelikult peaks tegelema. aga kui sul on ju depressioon, siis esiteks tehakse kõik sinu eest ära, sest sul on ju depressioon. sinu eest lahendatakse igasugused asjad ära, sest sul on ju depressioon. sind õigustatakse ükskõik millise käitumise juures, sest issand jumal, sul on ju depressioon, sul ei tohigi öelda midagi. mis siis, kui sa vihastad või ma ei tea, mis siis, kui sa lähed äkki hakkad slaissima ennast, eks ole? appi, mis siis saab? mitte midagi ei tohi öelda halvasti jumala eest, sest tal on ju depressioon. saate aru vist, on ju? mugavustsoon, see on mõnus viis põgeneda. mõnus viis põgeneda oma tuppa, vabandada seda, et sa tahad üksi olla, mida sa tegelikult ei taha teha. tegelikult sa ei taha üksi olla, tegelikult sa tahad tähelepanu. inimene on karjaloom. on küll jah vaja neid üksi olemise sekundeid ka. muidugi on, igalühel on. aga tegelikult on inimene karjaloom. sa ei saa üksi hakkama. see on geneetikasse sisse kirjutatud. sul on vaja teisi. mismoodi need lapsed saavad depressiivseteks? loomulikult oleme me ise süüdi selles. kõik need lapsevanemad. ja nende vanemad. ja veel nende vanemad. ka see on geneetikas sees. sugupõlvedesse sisse kirjutatud. sõja ajal, kui lapsed üksi jäeti, kasvasid üles, teades, et see ongi okei. nii käibki, sest vanemad ju sõdivad ja issand, kui raske neil on ja huvitav, ma mõtlen praegu, kas ei või olla niimoodi, et praegustel uutel põlvedel löövad lõpuks ometi välja need nüansid, mis kunagi
siis kui käisid need igasugused sõjad ja värgid, on ju, mitu sugupõlve tagasi, need valud, need hirmud nüüd elatakse välja. Sest me teame, et mingisugused haigused ja käivad ka niimoodi, et kui vanaemal oli, tema lapsel ei pruugi olla, on ju, aga lapselapsel on. Äkki siin on mingi seos? Äkki siin ongi mingi seos? Mis ei muuda minu jaoks ikkagi seda pointi, et depressioon on põgenemise viis. Ma julgen panna selle isegi sinna samasse auku, kus on need toitumishäired nii-öelda. Igasugused nii-öelda veganid ja nii-öelda laktoositalumatud ja gluteenitalumatud, kes käivad, issand jumal küll, ma ei saa seda asja süüa. Ma lihtsalt ei saa. Ma ei saa seda asja süüa, see mõjub mulle. Tegelikult pole sul häda mitte midagi, eks ole, sa oled lihtsalt moodne. Sellepärast, et see on ka tähelepanu saamise viis. Inimene teeb nii geniaalseid asju, et tähelepanu saada. See muuseas, mis mina siin praegu teen, see läheb ka sinna samasse auku. Mul on ka tähelepanu vajadus. Kirjutades ma nii palju tähelepanu ei saa, ma siis teen video. Geniaalne. Aga tegelikult me kõik põgeneme lihtsalt, eks ole. Ja noored põgenevad praegu jõhkralt, sest nad saavad. Nad põgenevad vastutuse eest. Nad põgenevad oma kohustuste eest. Nad lihtsalt põgenevad iseenda eest. Nad põgenevad vanemate eest. Eriti iseenda eest. Miks on noortel raske? Sest me oleme nad teinud selliseks. Tänapäev ühiskond ja ma ei tea, mis siia kõik veel toppida võiks, eks ole. Ma arvan, et jah, okei, evolutsioon on ka teatud määral, suurel määral on ju süüdi selles, et tänapäeva noortel ongi raske. Aga et nad kuramused on õppinud seda ära kasutama. See on õpitud abitus. Mul on depressioon, mul pea valutab. See tähendab seda, et ta võib mingites tundides koolis koju minna. Ta ei pea koolis olema, ta on depressioon. Ma arvan, et terapeudid ja psühholoogid tegelikult peaksid pöörama tähelepanu sellele faktile, et see noor äkki lihtsalt feigib. Muidugi on raske. Kõigil on raske. Aga no kuramus küll, põgeneda selle taha, et sul on raske või? Ja siis tuleb see 16-aastane, 14-aastane tegelikult juba. Ja ohkab ringi, et issand jumal, mul on nii raske, ma ei jaksa olla, ma üldse ei jaksa olla. Mis sul tegelikult raske on? Mis sul tegelikult raske on? Sul on raske läbi saada oma vanematega. Sul on raske nendega läbi saada, sellepärast, et nad ei mõista sind. Ei peagi mõistma! Nad on su vanemad, on ju? Nad võivad sind mõista teatud määral. Aga tegelikult nad ei saagi sind mõista. Kui sa ei räägi, sind ei saa aidata. Ma räägin oma lastele kogu aeg seda. Ma ei saa sind aidata, kui ma ei tea, eks ole? Püüa leida need sõnad, püüa midagigi, alusta kuidagi. Ja siis me jõuame kuhugi. Kui sa tuled koolist koju, lihtsalt õhkad, et ma ei jaksa, ma ei suuda, ma ei saa, ma ei taha, on ju, lükkad ukse kinni ja siis olen mina süüdi, et ma ei aita sind või? Mis moodi, läbi ukse või? Chatime oma vahel või? Sorry, see ei käi nii. Võtta, siin jõuame siia kohta välja siis. Kuhu ma siin alguses juba mõtlesin välja jõuda. Sul noor on ka vastutus seista iseenda depressioonist välja tulemise eest. Mitte keegi ei tee sinu eest mitte midagi ära. Kes elab sinu elu? Sina ise. See on sinu enda vastutus. Ja vot,
tahad olla kangesti täiskasvanu, tahad olla kangesti suur, et sind ei hüütaks lapseks, on ju, siis sa võtad vastutuse. Väga lihtne. Ja sinna vastutuse alla käib täpselt samamoodi ka see, et sa pead seisma ise selle eest, et su elu oleks korras. Tegelema iseenda probleemidega, lahendama neid, mitte põgenema nende eest. On jah koolis raske. Nii? Kõigil on. Kõik teevad selle läbi. See on aastakümneid, kümneid on niimoodi käinud. Kõigil on raske. Proovi tööle minna, mis sa mõtled, seal lihtsam on või? Ei ole. Sa kujutad pilti, koolis käimine valmistab sind tegelikult ette sinu tulevaseks eluks. Kus sa hakkad niikuinii tegema kellast kellani, teiste käskude peale, midagi, mida sa tegelikult väga ei taha teha. Osa ajast tahad ja. Aga osa ajast ei taha. Töö hakkab täpselt samamoodi segama sinu nii-öelda elu, nagu kool teeb. On ju? Selle erinevusega, panen tähele. Kooli vaheaegasid on rohkem, kui sa töölt puhkust saad. Päriselt. Kui sa koolist koju jääd, ma ei tea, jääd haigeks, on ju. Mitte keegi teine ei kannata selle all, kui ainult sina ise. Sinu enda vastutus, on ju. Sinu hinded, sinu õppimine. Tööl ei ole see nii. Kõik kannatavad. Sa oled üks osa süsteemist seal tööl. Sa oled üks osa meeskonnast. Kui sa valid haigeks jääda mingi suvalisel põhjusel, vaata, või siis päris põhjusel, tõesti on ju, kõik kannatavad selle all. Töö jääb tegemata. Ei ole ainult sinu hinne. Kõik kannatavad. See on ahelreaktsioon, mis siis lahti läheb. Sa ei saa lubada seda endale. Kool valmistab sind selleks ette. Harjud ära, hakkab meeldima, eks ole. Tea, mis on kooli juures veel tore või? Oleks mulle omal ajal keegi sihukest juttu rääkinud, päriselt. Sa arendad ennast. Tahad või ei taha, aga see on nii. Kõik need erinevad tunnid, mis sa seal läbi võtad, alustades matemaatikast, lõpetades siis, ma ei tea, keemiaga, kirjandus, mis iganes. Need arendavad sind. Tänu nendele ainetele. Esiteks su aju areneb, eks ole. Teiseks su silmaring areneb. Laieneb. Ja kolmandaks, see eriti oluline nüanss nüüd. Sa saad teada, mida sa teha tahad. Sinu tulevane töö sõltub sellest muuses. Ei ole ükskõik. Kurat, isegi, saad sa aru, isegi TikTokerid on käinud koolis. Nad on jõudnud oma TikTokideni ka kuskilt, eks ole. Aga mitte keegi ei istu maha lihtsalt ja on hea selles TikToki videote tegemises. Need, kes seda päriselt teevad, need teavad, et seal taga on ka töö. Ja kui sa juba koolis ei viitsi nagu neid, ma ei tea, kellast kellani istuda ja koolis käia. Sa ei saa isegi mitte TikTokeriks saada, sellepärast, et sa ei viitsi ju teha seda. See on ka töö. Videote redigeerimine, ma olen teinud seda, issand jumal, kui aega nõudev see on. Kui sa tahad õhtuks ühe video üles saada, sa ärkad hommikul kell 6 üles. See lihtsalt on nii. Kool arendab sind. Sa saad tänu koolile teada, mida sa üldse teha tahad. Kas sulle meeldib ajalugu, kas sulle meeldib kirjutada, kas sulle meeldib joonistada. Äkki sa oled spordis hea. Kehaline kasvatus. Vala. On ju? Sa ei käi koolis niisama. Ja see ongi raske. Peabki olema raske. Sest see valmistab sind tegelikult ette sinu tulevaseks eluks. Sul on vaja nagu lihtsalt eksisteerimiseks on sul vaja teada natukene matemaatikat, eks ole. Matemaatika point ei ole tegelikult rohkem kui õpetada sind arvutama kokku 2+2. Kõik need ruutjuured ja ma ei tea, mis kuramuse jamad seal kõik veel kokku tulevad, need arendavad sinu mõtlemist, sinu aju.
Need arendavad seda, kuhu sa lõpuks välja endaga jõuad. On jah raske. Sa ilmselt ei mäleta seda, noor. Aga kui sa kõndima õppisid, see oli ka raske. Kukkusid pikali päris mitu korda. Põlved marraskile. Nina võib-olla lõhki, oli ka raske. Kas sa valisid siis eluaeg käpuli käia või? Vist mitte. Nii et ära põgene. Sellel pole mõtet. Sa võid selle tähelepanu saamiseks minna, ma ei tea, psühholoogi juurde või terapeudi juurde või ma ei tea, ühesõnaga lasta ennast seal rohtusid täis toppida, on ju. Ka mooduvärk, mis rohtusid keegi võtab. Väga nõme asi, millega nagu moodne olla ausalt öeldes. See ei ole kindlasti see asi, millega moodne olla. Mõte läks segamini. Tahtsin jõuda välja selleni ka veel, et vanematel on täpselt samamoodi vastutus seista selle eest, et see noor ei oleks nii depressiivne. See, et ta tuleb koju, väidab, et ta on väsinud. Tegelikult ta ju tahab tähelepanu, mis sest, et ta väidab, et ta tahab üksi olla, on ju. Ta tahab tegeleda ükskõik mille muuga, aga mitte sinuga, lapsevanem. Mitte sinuga. Miks? Ju seal on midagi juhtunud. Ju seal on midagi juhtunud. Ükskõik kui nõmedalt see kõlab või ükskõik kui vastuvõetamatu see fakt sinu jaoks olla võib või ma ei tea, ma ei ole ju ometi mitte midagi teinud. Me oleme kogu aeg, issand jumal, küll mul tuli praegu meelde. Lugesin internetist mingisugune, mis iganes see oli, üks lapsevanem. Appi, ma olen kogu aeg oma lapsega nii hästi läbi saanud. Meil on nii usaldusväärne suhe olnud ja nüüd laps on 14. Ja nüüd äkki me enam ei räägi. Nüüd äkki ma avastasin, et mis asja see laps tegi, issa, mis see teema oli. Vist käis sõpradega väljas ja jõi alkoholi või. Ja siis tuli koju mingi maasikas, oli kaela peal kuskil. Appikene, lapsevanem õhkab, mis juhtus? Kuidas see võimalik on? Kui ta oli väiksem, me saime nii hästi läbi. Luba, ma naeran, kullakene. Ta kasvab sul. Sa ei saa eeldada, et sa räägid oma lapsega eluaeg, nagu ta on su 5-aastane. Väikesed lapsed, muidugi nad ripuvad su küljes. Neil on vaja sind. Mingist momendist sa pead ise esiteks hakkama lahti laskma. Teiseks lase tal kasvada, noh. Päriselt. Me saime enne nii hästi läbi, appi nüüd ta ei räägi mulle enam mitte midagi. Ta ei peagi rääkima sulle ju kõike. Oled sa kindlasti tahad teada üldse kõike või? Ma küll ei tahaks. Võttes arvesse, mis ma ise kunagi noorena tegin, on ju. No mul on muidugi nüansid ka seal juures. Ja jälle vabandus, on ju. Kurat, seda juttu võivad ka rääkida kõik vanemad ja kõik lapsed siis. Huvitav. Ühesõnaga, sa tõesti ise ära unustanud, mis tunne on noor olla või? Mida sa tegid, kui sa olid 16? Kulla lapsevanem. Kindlasti mitte sa ei istunud nina raamatus, eks ole. Ära üldse üritagi seda asja selgeks teha. Keda sa petad? Käisid pidudel. Läbustasid ringi. Valetasid vanematele. Valetasid õpetajatele. Mida sa ei teinud? Proovisid suitsetada vähemalt ühe korra. Äkki suitsetasid kiisis juba. Üritad oma last ära petta sellega, et kuule, sina oled maailma kõige perfektsem inimene. Issand jumal, mu laps enam ei räägi minuga. Päriselt või? Vaata tõele näkku. See käib kasvamise juurde. Ei, sul ei pea olema ükskõik. Kindlasti mitte.
ära suru peale ennast. Sellega sa ajad selle lapse endast veel kaugemale. Ja sellega sa tekitad omakorda selle olukorra, kus see laps ongi depressiivne, eks ole, tuleb koju, tahab üksi olla, ma nii väsin, ma ei taha üldse mitte midagi, lööb ukse kinni ja siis istub seal omaette mullis. Vanem on täpselt sama palju selles süüdi oma moodi. Aga kuidas sellest depressioonist, sellest depressiooni vabandusena, põgenemiseks vabandusena kasutamine siis ära lõpetada? Mõlema töö. Mõlemad peavad siin tööd tegema. Millega sa vanem ennast liiga palju peale pressid? Teatud vanusest, kusjuures kaldun arvama, et tänapäeval see ongi juba mingisugune 11 või 12 või. Hakkab tulema puberteet, eks ole. Vanasti oli see tõesti, ma ei tea, pushiti 16 ja siis alles, tead, siis hakati elama, või no vaikselt liikuma sinna, juba on üks punn näos ja tänapäeval on 11 juba su punnid näos. Puberteet käib täie hooga. Mõne on juba korralik tiss sees ja mõni juba 12 aastat seksib ringi, nii et seda nägu, eks ole, päriselt. Anna vabadust. Mis ei tähenda üldse seda, et sa pead kõike lubama. Lihtsalt anna vabadust. Ja ära jumala eest ole nii rumal, et sa eeldad, et su laps suhtleb sinuga puberteedi ajal samamoodi, nagu ta tegi seda siis, kui ta oli 5. Või 6. Täielik lollus. Ma saan aru, laps jääb lapseks sulle eluks ajaks, on ju. Aga ta kasvab ka suureks ikkagi. Ta ei ole su titt. Isegi beebi sa võõrutad mingi moment tissist, on ju. Sa ei anna 18-aastasele tissi enam. Lase lahtida. 16-aastasele, no, sama jutna. Lase lahtida, las ta kasvab. Ma ei ütle, et reegleid ei ole vaja. On, neid on väga vaja. Kindlad reeglid. Aga see on ka see moment, kus sa pead usaldust ka juba hakkama üles näitama. Sa oled kasvatanud oma lapse, ütleme, et võtame siis ikka selle 16, on ju. Sa oled kasvatanud oma last 16 aastat. Võiks arvata, et sa juba tunnetada. Võiks arvata, et tegelikult sa võiksid teda juba hakata usaldama natukene. 16 aastat staaži. Sinu laps. Ja lihtsalt anna talle natukene ruumi. Selline pidev tänitamine, see ei vii mitte kuskile. Aga mõlemapoolne vastutus ikkagi endiselt on vaja kanda. Et see depressioon ei oleks põgenemine, vaid ta oleks päris asi. Ja päris asi on ta ainult siis, kui ta ikka päriselt on. Praegu mulle reaalselt tõsiselt tundub, et see lõikumine, see on pigem tähelepanu vajadus või mingisugune see. Ma arvan, et seal võib olla ka see, et see on sõprade seputamine. Näe, ma tegin täna endale siia ühe triibu juurde ja palju sa ennast lõikunud oled? Natukene. Või siis millega sa ennast lõikunud oled? Mina tegin klaashilluga. Äärmine lollus. Sinu noor on vastutus. Sinu vanem on täpselt samamoodi vastutus. Depressioon ei tohiks olla põgenemise viis. Lihtsalt lampi. Depressioon on päris asi. Päris raske asi. Mis on vanem sinu vastutus selles, et su laps väidab, et tal on depressioon?
ja mille eest sina, noor, põgened nii väga, et sul on vaja vabandust nagu depressioon? võttes arvesse, kui palju nende vaimsete ja psühholoogiliste nende probleemidega nagu infot ringi liigub, on ju. Kas sul 16-aastane, kes sa niikuinii netis muudkui ringi toksid ja scrollid, on ju. Kas sul on raske võtta kätte ja guugeldada sümptomeid? Kas sul on raske võtta kätte ja guugeldada, otsida, ma ei tea, uurida, chatides niikuinii lasete ringi, on ju. Igasuguseid neid terapeute. Kas sul on raske või? Jumalast anonüümselt saad sa teha seda kõike. Kui sul on päris probleem või kui sa tunned, et sul hakkab minema sinna poole, on ju, võta kätte ja mine otsi abi endale. Mis sa mõtled, et keegi teine sinu eest teeb seda või? Paned ennast oma tuppa luku taha, istud seal, kõik jumala pime, mis on veel jumala põnev asi. Noored, miks te pimedas armastate passida? Isoleerite ennast täiesti kõige eest ära. Must on mul lemmikvärv. Ei ole. Mille eest sa põgened? Kuhu sa peidad ennast? Mõtled, et kui sa istud niimoodi pimedas, et siis keegi märka sind või? See ei ole see viis, kuidas tähelepanu saada. Kuidas päriselt tegelikult tähelepanu saada. Sest isegi see, mida sa teed oma pimedas isolatsioonis, on ju, isegi see tegelikult on tähelepanu otsimine ju. Kui sul on vaja tähelepanu, mine küsi. Mitte ära mängi siukest kuramuse, ma ei tea, kummilindi mängu. Kummilindi mäng. Saad aru? Sa tõmbad endale tähelepanu sellega, et sa võtad kätte isoleerid ennast kuskile ära. Kõik hakkavad muretsema hullult, on ju. Tõmbad ligi. Ja siis võtad kätte, lööd selle ukse kinni, mul pole mitte kedagi vaja, ma ei taha mitte midagi. Ehk siis lased lahti. Ongi kummilind. Tõmbad, lükkad, muudkui niimoodi käib. Kord tõmbad ligi, siis jälle plaks. Kuhu sa niimoodi kavatsed jõuda? Terve oma järgmise elu siis istud niimoodi või? Niimoodi sa ei jõua küll mitte kuskile. Mida sa, noor, tegelikult teha tahad? Kuhu sa tegelikult jõuda tahad? Koolist ära tulemine ei ole see nagu viis, kuidas sa üleüldse endaga kuskile jõuad. Kujuta ette, mis võimalused sul tegelikult käes on. Sul on telefon. Internet. Miks sa raiskad oma aega seal vahtides mingisuguseid lollusi? Sinu pealt teenitakse. Vaata nüüd jälle geniaalne koht tegelikult. Kõik need tohmanid, vabandust väljend seest, kes viskavad oma mingeid suvalisi lambikaid videosid kuskile TikToki ja ma ei tea YouTube'i üles, on ju. Kas sa selle peale oled mõelnud, et äkki nad ei olegi nii tohmanid? Tegelikult, äkki nad on päris targad. Teenivad ju sinu pealt. Sina vaatad nende lolluseid, mis on tegelikult äärmiselt läbimõeldud, enne kui need valmis filmitakse ja üles pannakse. Nad on redigeeritud võib-olla mingi 1 000 000 korda, on ju. Sa mitte kunagi enam ei tea, mis on redigeeritud video ja mis mitte. Kui sa ei ole ise tegelenud sellega, siis sa näed nüansid ära. Ühesõnaga, sa vaatad valmis tehtud tööd. Sa scrollid kellegi tehtud tööd. Selle scrollimisega sa teenid kellegile palka. Aga mis sa mõtled, et need inimesed jõudsid selleni ka niisama lampi või? Istuvad oma isolatsioonis kuskil pimedas toas ja nii ongi või? Ei. Nemad kasutasid oma seda scrollimist võib-olla natuke targemini ära. Võta oma telefon kätte. Tee internet lahti. Otsi abi. Sina lapse vanem. Kui su lapsel on depressioon, mine palun ise ka teraapiasse. Ei ole üldse nii, et sa võtad kätte, ütled, et su lapsel on midagi viga,
tassid tema arsti juurde, viskad ukse vahelt sisse, tehke ta terveks. Ei käi nii. Et depressiooniga tegeleda, on vaja, et kõik sellega tegeleksid. See on sinu laps. Kas sul on raske minna ise ka teraapiasse? Mida sa kardad? Mida sa kardad? Mis on kõige hullem, mis sealt välja tulla saab? See, et sul on mingi trauma või? Kõigil on. Endiselt ma ütlen, kõik inimesed tegelikult peaksid käima teraapias. Et ennetada kogu seda jama, mis sa kokku keerad siis, kui sa ei käi. Sa saad oma lapsest ka niimoodi paremini aru. Pluss veel see, et see peab, kogu see töö, see peab olema koostöö. Nii lapse kui vanema vahel. Noor, sinu vastutus on, et sinu elu oleks okei. Vanem, sinu vastutus on samamoodi, et selle noore elu oleks okei. Aga sa ei saa noore elu teha okeiks, enne kui sa ise oled okei. Mõlemad peavad tööd tegema. Tahad või ei taha? See lihtsalt on nii. Aga depressioon on põgenemine. Kahjuks topitakse rohtusid täis, selle asemel, et tegeleda. Rohud ei ravi. Nad leevendavad, nad aitavad võib-olla tööle kaasa, aga see ei ole ravi. See on plaaster. Plaastrid kukuvad ära. Plaastrid ei püsi. Tead küll, paned plaastri endale kuskile mingi haava peale, on ju, lähed pesed käed puhtaks, plaaster läinud, vau. Samamoodi on need rohud. See on plaaster. Kukuvad ära. Ei püsi. Tegeleda on vaja. Tegelemine on raske töö. Väga raske töö. Nõuab aega ja pühendumist ja eriti pühendumist. Endaga tegelemist. Enda vigade tunnistamist. Sina vanem saad näidata oma lapsele, et see on okei, et sa oled katki. Sul on haav. Sa ravid seda. See on okei. Kui sa kõnnid niimoodi ringi ja väidad kõikidele, et sul ei ole mitte kunagi mitte midagi häda, vaata. Ja siis noor hakkab vaikselt tundma, et tal on midagi häda. Siis ta ei julgegi tegeleda sellega, sellepärast, et sa oled andnud talle mõista, et ma ei tea, psühholoogilised probleemid on, kui sa lähed teraapiasse, siis järelikult sa oled hull. Mitte keegi ta tunda ennast hulluna. Aga see depressiooni vabandusena kasutamine, see peab ära lõppema tegelikult. See on täielik lollus. See on nagu mingi trend. Ega noor ei ole ka, ega lapsed ei ole rumalad. Lapsed õpivad väga kiiresti. Väga palju halba ära kasutama enda heaolu nimel. See, et need lapsed istuvad niimoodi oma tubades pimedas, ainult nemad ja nende telefon, tegelikult see ei ole ju okei. Ma saan aru, et sul on suur inimene, on ju, täiskasvanud inimene, et sul on nii kiire, sa ei jõua lihtsalt tegeleda. Issand jumal küll, ma tean seda väga hästi. Mul endal just oli 3 13-tunnist tööpäeva. Kui palju pidid minu lapsed kodus olema üksi? Issand jumal küll. See on õudne tegelikult. Ja see ongi nii. Ma ei ole ainus. Inimesed käivadki nii tööl.
ja siis eile õhtul üleeile. Ühesõnaga, õhtul, vahet pole tegelikult, mis õhtul. Ma jõuan umbes kell 10 koju, onju. Lapsed tahavad rääkida minuga, mis nad päeva jooksul tegid või mis jagada muresid ja rõõme. Ma ei jaksa kuulata. Ma füüsiliselt ei jaksa kuulata, sest ma olen päev otsa jagelenud inimestega. Lihtsalt jagelenud inimestega. See ongi see koht, kus ma iga päev, kui ma tööl olen, klienditeenindaja, ma näen inimesi. Ma terve selle aja, kui üks perekond seisab minu ees, ma juba näen neid peresuhteid. Ma näen üksteisesse suhtumist. See moment, kui ema küsib lapse käest, mida ta süüa tahab, juba sel momendil ma näen nii palju. Ja see on nii masendav. Seda on nii raske vaadata. Ja kui ma olen päev otsa selles asjas sees olnud, ma nii väga tahaks kuulata oma lapsi. Ja ma ei jaksa. Täitsa pekkis lihtsalt. Aga samas ma vaatan ka seda, et nii palju, kui ma jaksan neid kuulata, ehk siis minu vabad päevad on ju. Õnneks ma ei ole täiskohaga tööl. Ma ei kujuta ette, kuidas te inimesed suudate niimoodi. Ma ei kujuta ausõna. Ma ei kujuta ette. Pole ime, et need lapsed isoleerivad. See on kättemaks sulle, vanem, et sa oled niimoodi tööl, et sa jaksa tegeleda. See on kättemaks. Sa jätad mind maha. Laps, nagu sisimas tunneb. Sa jätad mind maha. Sa hülgad mind terveks päevaks, päevadeks. Sa oled tööl. Siis sa tuled koju, sa istud võib-olla veel telefonis, on ju. Räägid mingi sõbrannaga või ma ei tea, mida iganes sõbraga on ju. Vahet pole, kas mees või naine siis. Aga laps. Sa hülgad ta. Võib-olla. Tõenäoliselt. On see ka põhjus, et su lapsel, noorel siis, on depressioon. Ta tunneb ennast hüljatuna. Tema tähelepanu küsimise viis on depressioon. See võib täitsa olla, et see ongi päris depressioon. Aga võib ka täiesti vabalt olla, et see on lihtsalt silt, mille ta ise kleebib endale külge, sellepärast, et haige laps ju saab rohkem tähelepanu kui terve laps. Terve laps ei peagi vaatama, ta on terve ju. Tal on kõik jumalast okei. Aga nii kui tekivad nohud, köhad, kurguvalud, palavikud, kõige hullemad asjad on ju, kohe sa annad talle tähelepanu. Lapsena me juba õpetame selle selgeks. Nohu, issand jumal küll, kas sa ikka nuuskad nina ja appikene täitsa pekis lihtsalt. Nii. Juba siis me õpetame lapsed nagu küsima tähelepanu. Samamoodi õpetame siis väga lihtsalt külge selle õpitud abituse muidugi, aga okei. Sa hülgad põhimõtteliselt niimoodi tööl käies oma lapse. Ma saan aru, sul ei ole valikut. Ma saan täiesti aru sellest. Kas oma lapsele oled sellest rääkinud? Kas oma lapsega oled rääkinud sel teemal? Miks sa niimoodi tööl käid? Minu lapsed teavad, miks ma pean niimoodi tööl käima. Jumala tihti me räägime sellest. Enam-vähem iga minu vaba päev. Ma pean neile ma isegi mitte ei pea enam, aga ma valin neile selgitada, miks ma järgmised 2 päeva lähen ära enne, kui nemad ärkavad ja tulen tagasi selleks ajaks, kui hea tööd musi ära teha. Sest ma pean tööl käima. Minu lapsed teavad seda. Kas sinu lapsed päriselt ka teavad või? Kas nad teavad seda niimoodi, et nad saavad aru sellest? Ära alahinda oma last selles mõttes. Ta võib sul olla 3-aastane, 2-aastane. Ta saab aru, kui sa räägid taga. Kõige suurem viga, mida ühed vanemad saavad teha, on see, et nad alahindavad oma last. Ma olen mitu korda kuulnud.
issand jumal küll. Valin siinkohal mitte seda veel jagada, aga ütleme, et ma olen kuulnud, kuidas üks lapsevanem sõimas läbi teise lapsevanema väikese lapse juuresolekul. Ja miks ta seda tegi, selle põhjuseks ta ütles lihtsalt, et laps ei saa niikuinii midagi veel aru. Issand jumal, päriselt või? Kuidas sa nii loll oled? See paarikuune juba saab aru väga hästi, mis tema ümber toimub. Miks sa arvad, et 3-aastane ei saa? Väga hästi saab. Ühesõnaga seleta oma lapsele, miks sa nii-öelda hülgata. Just täpselt sellepärast, et ta ei arvaks, et sa hülgata. Ei piisa sellest, kui sa ühe korra kunagi ütlesid. Vanem, kallis, ei piisa sellest. Appi, kui palju ma olen kuulnud seda juttu ka, et ma räägin juba oma lapsele nädal aega, ta ikka ei saa aru. Järgmine rumaluse tippna. Juba nädal aega või? Vaat siin ma saan väga hea näite sulle tuua. Mulle meeldib oma lastele rääkida füüsikast. Mitte mulle koolis füüsika oleks istunud absoluutselt mitte, see oli mul põhimõtteliselt 2, on ju. Aga siukene filosoofiline füüsika on nüüd vanemana, ma mõtlen vanema ealisena siis, meeldima hakanud. Ja ma kasutan igat võimalikku, ma ei tea, ilmastiku nähtust, ma ei tea, gravitatsiooni, mis iganes nähtust, et ära seletada lastele, miks midagi juhtub. Ja minu kõige... Ma pean veel ära mainima, et ma teen seda hoolimata sellest, mitu korda ma seda juba rääkinud enne olen. On ju? Vihmapiisad, kuidas nad tekivad? Iga kord, kui vihma sajab, ma räägin oma lastele täpselt samat juttu. Võib-olla teise nurga alt, aga põhimõte on täpselt sama. Iga kord! Mitte ainult nädal. Iga kord. Siit see nüüd näide sulle siis. Laps oli mul 14-aastane. Kui olime köögis, ta nägi vikerkaart. Ja siis ta ütles, et emme, kas sa tead, miks vikerkaare värvid on just sellised? Ja siis ta rääkis mulle terve selle loo maha, mida mina olin talle 14 aastat igal vikerkaare nägemise võimalusel rääkinud. Job well done. Vot see on uhke tunne. 14 aastat. Iga kord, kui oli võimalus lapsega koos näha vikerkaart. Ma seletasin talle ära, miks vikerkaare värvid on just sellised. Ja siis, kui ta on 14, siis ta tuleb ja räägib mulle täpselt samat juttu. Ja see ei olnud targutamine. See oli see, et talle lõpuks jõudis kohale. Ta oli aru saanud. Nii et ära huilga, kulla lapse vanem, et sa oled juba nädal aega rääkinud oma lapsele midagi. Aastaid sa räägid talle midagi. Teinekord aastaid, enne kui ta päriselt aru saab. Ta on laps. See töö, mida see arenev aju teeb, ta ei peagi sul nädalaga mingi asja nagu selgeks saama. Ei peagi. See on sinu töö. Ma ei mõista, mida need vanemad arvavad, kui issand jumal, mu laps issand, kui kaua ma olen talle juba rääkinud seda ühte asja. Mitu korda ma veel pean sulle seda rääkima. Ja räägidki. Iga päev, iga tund, aastast aastasse, kui vaja. Usu mind, ta lõpuks saab aru. Noored lapsevanemad, issand jumal, esimest korda vanemad nagu, sa ei peagi oskama veel oma last kasvatada, vaata. Aga usu palun seda, mida sinu vanaema ja sinu ema sulle räägivad. Ära usu naabri naist, kes on sama vana kui sina. Ta ei tea samamoodi mitte midagi. Ta ka alles õpib.
päriselt ka, kui su enda laps on täisealine, alles siis sa saad aru, kui head tööd sa oled teinud. Aga sa ei tee nädalaga talle mitte midagi selgeks. Sa võid arvata, et teed, võib-olla. Tegelikult ei tee. Ja isegi siis, kui ta on mingi asja selgeks saanud. See ei tähenda, et sa lakkad seda rääkimast. See ei tähenda üldse seda. Sa said lapse, palju õnne, sa oled nüüd lapsevanem, aga sul on ka nüüd kohustus. Sul on kohustus kasvatada oma last. Ja kuni sa kasvatad teda niimoodi, et ta ei tunneks ennast hüljatuna, kui sa lähed tööle. Sealt ei pruugi tulla depressiivset last. Ühiskond küll mõjutab ka, aga no kurat, vähenda seda võimalust selle tekkimiseks. See on sinu töö. Kuule lapsevanem, see on sinu töö. Ja vanematena me samamoodi me peamegi tegema vigu. Me ju ei tea teistmoodi. Mismoodi me lapsi kasvatame? Me kasvatame neid lähtuvalt oma kogemusest, mis me lapsepõlvest saime. Meil oli ka võib-olla depressioon, aga me ei pannud seda, siis ei räägitud võib-olla sellest nii palju. Või siis meil ei olnud võimalus seda läbi elada, sellepärast, et issand jumal, see on ju ometi tabu. Pluss või see, et tubli laps, sul ei ole häda mitte midagi. Sina lihtsalt kuule sõna, ole vait. Korista oma tuba ära. Ja ära jumalast jonni. Me saame tänapäeval natuke teistmoodi teha. Laps jonnib. Tore! Mul on hea meel, et ta jonnib. Ta julgeb ennast välja elada sinu juures. See laps, kes mitte kunagi ei jonni, ta täidab su käsku, see maailma kõige parem laps. Karda seda, mis sealt tuleb. Hea lapse sündroom on kõige hullem asi, mida sa oma lapsega teha saad. Kui ta jonnib, kui ta trambib jalgu, ta hakkab sulle vastu, niisugune eluterve vastu hakkamine, mitte pähe istumine, seal on vahe sees. Siis see jonnimine on väga okei. Ta elab välja ennast. Kõige depressiivsemaks võib muutuda laps, kes ei ela ennast välja. Ta ei julge. Ta ei julge, seal võib miljoni põhjuseid olla, miks ta ei julge. Kõige suurem neist põhjustest oled sina ise lapsevanem. Aga lihtsalt räägi oma lapsega miljoneid kordi. Sa jääd, vahel on tõesti siuke leierkasti tunne, päriselt on. Issand jumal küll, jälle ma räägin talle täpselt samat juttu. Aga tead, vaata, kui sa saad kätte ükskord selle kogemuse, et kõik see aastate pikkune jutt, mis sa oled rääkinud, et see tuleb tagasi, et ta on aru saanud, et ta on õppinud. See on nii hea tunne. See on see, kuhu sa jõuda tahad. See on päriselt, see ongi see, kuhu sa jõuda tahad omadega. Kui sa oma lapselt kuuled seda, mida sa oled ise talle rääkinud, see on võimas tunne. See tähendab seda, et sa oled oma tööd väga hästi teinud. Ausõna, seda tunnet peab kogema, seda ei saa niimoodi siin ära kirjeldada. Aga 14 aastat. Iga kord, kui ma nägin vikerkaart, ma rääkisin oma lapsele täpselt samat juttu. Võib-olla ma lisasin sinna veel küsimuse, et kas sa mäletad või kas sa tead? Ja iga kord, kui ta vastas sellele, kas sa tead natuke rohkem, siis oli yes. Midagi on pähe jäänud. Aga absoluutselt see ei tähendanud seda, et ma lakkan rääkimast. Täpselt samal põhjusel ma räägin iga kord, kui mul on vabad päevad, oma poistele samat juttu, miks ma pean minema tööle. Või et ma lähen tööle. Ja nad ikka endiselt vahepeal küsivad, et no miks sa lähed või miks sa pead nii kaua seal olema. Miks sa pead? Ma tahaks sinuga koos filmiõhtut teha või ma tahaks sinuga koos, ma ei tea, jalutama minna või küpsetada midagi, on ju. Ja ma võtangi täiesti rahulikult, ilma selle, ma ju rääkisin sulle.
sa juba tead ju. See tüüpiline lapsevanem. Mitte korda ma pean sulle ütlema. Juba alles eile ma rääkisin sulle seda. Tüüpiline lapsevanem. Su laps ei küsi sinu käest mitte midagi enam, mitte kunagi üldse, kui sa niimoodi reageerid. Mitu korda ma pean sulle seda juttu rääkima? Ise tahad niimoodi rohkem enam küsida sellise vanema käest või? Ma ei usu. Hinga korra sisse. Vaata oma lapsele silma. Või ära vaata. Point on selles, mismoodi su kehakeel reageerib, mismoodi su hääletoon reageerib ja mis sõnu sa kasutad. Kui sa seletad oma lapsele iga päev hommikust õhtuni täpselt samat asja, lihtsalt võib-olla teise nurga alt, miks sa pead minema tööle? Jälle. Miks sa jälle nii hilja tuled? Samamoodi sa võid talle täiesti vabalt hoolivuse kohast ära seletada, miks sa välja lähed oma sõpradega ja miks tema ei või kaasa tulla. Samamoodi nagu sina tahad oma sõbrannadega liivakastis mängida, on ju. Ma tahan ka, me pole ammu näinud, just sest me käime tööl, blä, täpselt sama jutt ka sinna, on ju, jälle otsa. Et me tahame ka natukene koos istuda. Sina ju ei taha, et ma teinekord tulen sinu sõbrannadega koos maha istuma ja mängima. Võt näed, mina tahan nüüd ka niimoodi minna, et sina ei tule kaasa. Ei ole see, et meil on täiskasvanud jutud ja ma ei tea mida kõik. Leia mingi adekvaatsem, nagu vastuvõetavam seletus. Miks sa tahad teinekord välja minna? Muidugi, kui sa umbes, ma ei tea, stiilis iga nädalavahetus, terve nädalavahetuse käid väljas, jooksed kodust minema, on ju, siis ma soovitan küll sul juba peeglisse vaadata ja küsida, mille eest sina ära põgened. Ja iseendale see adekvaatne selgitus leida, mille kuradi pärast pead sa iga nädalavahetus joomas käima põhimõtteliselt. Sa ei käi isegi mitte väljas istumas, sa käid lihtsalt joomas. Milleks? Millest sa põgened? Mis sul nii rasket on? Ja siis jälgi oma lapsi seal juures natukene. Mis juttu nemad räägivad? Kui nad tulevad, elu on ikka nii raske. Siis mine võta peegel, istu maha. Vaata iseendale otsa ja küsi iseenda käest, mida sa oled niimoodi suutnud korraldada oma elus iseendaga, et su lapsel on elu raske või et tal on mulje jäänud, et elu on väga raske. Lapsed õpivad meie käitumise pealt ka ju. See, kuidas mina suhtun oma elusse, vaata, kui ma käin ringi ja muudku, mul on nii halb. Miks ma peaksin, kuidas ma saan arvata, et mu lapsed kasvavad siis teistsuguse suhtumisega üles üleüldse. Nad võtavadki omaks selle teadmise, et elu ei taha ropendada, on ju. Et ongi elu nii raske. Issand jumal küll. Me peame kuidagi leidma sellise lahenduse, et see depressioon ei oleks enam hea ja mugav põgenemise viis lihtsalt. Ma tean, et see jutt siin on hästi laiali olnud, hästi segane. Ja ma tean ka seda, mul on kell praegu palju, ma peaks hakkama juba välja minema. Aga ma ütlen, et see on ääretult kurb, et depressioonist kui diagnoosist on saanud lihtsalt mugavustsoon, kus võib endale lubada kõike, teha ükskõik mida, vabandada ükskõik mida välja, olla ükskõik kuidas, olla ükskõikne ükskõik mille suhtes või kelle. See on lubamatu. See peab lõppema, see ei ole okei. Praegu me kasvatamegi lihtsalt noori üles, kes kasutavad seda vabandusena. Vabandusena, et teha mitte midagi. Vabandusena, et ignoorida. See ei ole okei.
ja sina vanem lased sellel juhtuda. Kiidad kaasa veel. Ja selle asemel, et iseendaga tegelema hakata, vaadata iseenda peale, küsida, et kuidas ma selle asja põhjustasin. Või kus on minu vastutus selles, kus on minu osa selles, et minu laps selline on või niimoodi tunneb. Selle asemel sa lihtsalt tipa-täpa võtad ta käe kõrvale, andes talle mõista, et ta on katki, ta on praak, ta on vale, ta on haige. Ja see ei ole minu süü, see on sinu enda süü. Sa viid arsti juurde, topid ta rohtusid täis ja mõtled, et siin niimoodi on nagu asi korda tehtud. Tegelikult ei ole. Väga vale arvamus, kullakene, väga vale. Äkki prooviks teistmoodi. Ma võin sinuga täiesti vabalt isiklikult individuaalselt nendel teemadel rääkida. Ma tean, et kõigil on absoluutselt erinevad põhjused, miks nad kuidagi käituvad või igal ühel on jumala erinevat nõu vaja. Jumala erinevat tuge vaja. Kui sa 16-aastane, 14-aastane, mis iganes 10-aastane või 10-aastane tahad saada natuke nõu võib-olla, kuidas oma pimedast toast välja tulla. Siis võta ühendust. Ja sina lapsevanem täpselt samamoodi. Kui sa tunned, et sul on vaja natukene tuge, natuke nõu, siis võta ühendust. Kõik asjad saab korda teha. Kõik asjad saab ära lappida. Kõik raskused saab ületada. Aga me ei saa üksi hakkama sellega tihti. Ei peagi saama. Sa ei ole üksi. Keegi ei ole üksi. Aitäh sulle, et sa selle üle tunnise video nüüd ära vaatasid. Võib-olla ma lõikan seda, ma ei tea, ma vaatan veel. Aitäh sulle, et sa kuulasid. Aitäh sulle, kui sa kaasa mõtlesid. Ja järgmise videoni. Tšau, ma pean nüüd jooksma.